Nüüd kasutavad nad koeri vangide vägistamiseks. Viimases IQ testis, mille mõned teist on läbi kukkunud, sest arvate, et see on tõsi, kuna New York Times kirjutas sellest. Ja kui sa pole sellest loost kuulnud, siis oled õnnega koos või elad sa lihtsalt kivi all. See oli New York Timesi artikkel, mille kirjutas Nicholas Kristof, vaikus, mis saadab palestiinlaste vägistamist. Ja nagu me teame, on inimesed igalt poolt väitnud, et iisraellased vägistavad palestiinlasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see mees pani selle artikli kokku. Kui ma ütlen, et see artikkel on sõna otseses mõttes üks halvimaid ajakirjandusliku aususe näiteid, mida ma kunagi näinud olen, siis ma ei suuda seda isegi tõsise näoga öelda, sest ma olen täiesti jahmunud. Täiesti jahmunud. On tõesti inimesi, kes usuvad, et Iisraeli valitsuse ja armee strateegia on treenida koeri, et neil vägistaksid palestiinlasi. See on nii madala lati IQ test. See on nii madala lati IQ test. Ja ma tõesti arvan nüüd, et maailm on jagunenud kaheks. Inimesed, kes on selle õnge läinud, sest neid on nii lihtne manipuleerida, ja inimesed, kes lihtsalt näevad, kui hullumeelseks see manipulatsioon on muutunud. Oh sa poiss. Kas te üldse tahate seda artiklit lugeda? Kas me peaksime selle läbi lugema? Muidugi, algab see sellega, et kõige tähtsamaks tehakse vägistamine, eks? Sest meil ei lähe korda suured asjad grooming-jõugude puhul. Kui need tulevad samadelt inimestelt, kes rahastavad kogu Palestiina asja, siis ei huvita see meid. Aga muidugi, lihtsa väitena, olenemata meie seisukohtadest Lähis-Ida konflikti suhtes, peaksime suutma ühiselt hukka mõista vägistamise. Nii see algabki. Täielik ülima manipulatsioon kohe alguses, kohe esimesest hetkest peale. Ja miks ma ütlen manipulatsioon? Minu jaoks on huvitav, et see artikkel ilmus täpselt õigel ajal. Täpselt õigel ajal. Täpselt samal ajal, kui ilmus üks tõsine artikkel, mis rääkis sellest, mis tegelikult juhtus 7. oktoobril. Nagu sa tead, et kui Piers Morgan tuleb välja ja ütleb, et see oli täiesti õudne ja isegi hullem, kui me juba teadsime, mida ma ei pidanud võimalikuks, sealhulgas selged tõendid Hamasse poolt toime pandud kohutavate seksuaalkuritegude kohta, mida nende eksiteele sattunud kaitsjad on samuti eitanud, siis sa tead, et asi on tõesti halb. Nüüd, hoiatus tundlikele, sest ma ei hakka neid detaile üle vaatama, aga kui sa tahad aru saada, mis tegelikult juhtus, siis loe seda Daily Maili artiklit. Aga kui see artikkel ilmub, mis on suurim paljastus kõigest, mis juhtus 7. oktoobril? Ja ma mõtlen, see on lihtsalt kohutav. See ei ütle isegi pooltki. Samal ajal otsustab New York Times avaldada selle imelise, ilusa artikli sellest, kuidas Iisrael kasutab koeri palestiinlaste vägistamiseks. Ja see on ausalt öeldes lihtsalt ülimalt hale. Paljuski ma ei tea, kas mul on selle artikli üle hea meel, aga ma arvan, et kuna nad on oma hulluses nii kaugele läinud, lihtsalt tõesti nii kaugele läinud, siis nad lihtsalt tõestavad, et meil oli õigus. Tead, aeg-ajalt tulevad nad välja millegagi, mis võib olla õige või vale, ja seetõttu viib see inimesed olukorda, kus nad pole kindlad, mida kogu juhtumist arvata. Aga mõnikord lähevad nad lihtsalt nii üle piiri, et kõik saavad aru, et nad valetavad meile silma näkku. Ma mõtlen, see tundub mulle umbes nagu see pilt, mille postitas Max Nordov. Iisrael treenib kuldkalu, et need peksaksid Araabia vange, eks? Ja see ongi tõend. Tehisintellekti loodud pilt kuldkalast, kes on riietatud nagu Iisrael. Täpselt selline tunne see ongi. Nad treenivad koeri vägistama palestiinlasi. Oh issand, kui madalale saab veel langeda. Muide, tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht, Meira ka. Kohe kuuleme, mida Scott Jennings selle kohta ütleb, sest tal, jumal tänatud, on palju öelda. Aga kõigepealt kiire sõnum meie sponsoritelt. Me peame rääkima Medicare'ist, sest kui sa oled Medicare'i peal, siis mõtle, kuidas sa oma plaani valisid. Kas keegi võrdles kõiki võimalusi ja aitas sul leida parima sobivuse sinu arstide, retseptide ja vajaduste jaoks? Või anti sulle lihtsalt mõned plaanid ja öeldi, et vali üks? Enamiku inimeste jaoks on kahjuks tegemist teise variandiga. Ja just sellepärast tahan ma sulle rääkida Chapterist, sest Chapter on teistsugune. Nad on sõltumatud ja ainsad Medicare'i nõustajad, kes võrdlevad kõiki üle riigi saada olevaid plaane, mitte ainult neid, mis neile endile kõige rohkem kasu toovad.
Nad vaatavad üle sinu arstid, retseptiravimid ja prioriteedid ning leiavad sulle plaani, mis tegelikult sobib sulle. Nende nõustajad saavad palka, nii et nad tõesti ei suru peale kindlaid plaane. Nad on seal selleks, et aidata sul teha õige valik. Kui sul on juba õige plaan, siis nad ütlevad seda sulle ja kui mitte, siis aitavad nad sul plaani vahetada. Eelmisel aastal säästsid need seeniorid, kes vahetasid plaani Chapteri kaudu keskmiselt üle $1000. Kõne on tasuta, võtab aega umbes 20 minutit ja võib säästa sulle või su lähedastele palju raha ja stressi ja just see ongi meie eesmärk. Nii et kui sul on vanem, vanavanem või lähedane, kes kasutab Medicare'i, siis tasub seda kindlasti uurida. Helista numbril 610 683 037. 610 683 337. Hakkame nüüd raha säästma. Ma olen täiesti poolt revolutsioonilistele toodetele, mis on valmis murdma hullumeelseid monopole ja selliseid tüüpe nagu New York Times. Ma mõtlen, et New York Times peab selle eest maksma, aga vaatame, mida Scott ütleb. Ja siis on veel New York Times, mis on avaldanud Iisraeli kohta lausa verelaimu. Selle kirjutas niinimetatud ajakirjanik nimega Nicholas Kristof, kes on tegelikult üks nende tuntumaid kirjutajaid. Artikkel on avaldatud kui, tsiteerin, arvamus. Selle allikateks on diskrediteeritud pro-Hamasi inimesed. See on tavaline jama, millega püütakse Hamasi terroristide tegusid varjata. See New York Timesi artikkel sisaldab isegi väidet, et Iisrael õpetas koeri palestiinlasi vägistama. Las ma ütlen seda veel kord. New York Times avaldas esiküljel arvamusloo, mis sisaldas anonüümset, kontrollimata ja pealtnägijateta väidet, et Iisrael õpetas koeri inimesi vägistama. Ma vannun, et praegusel hetkel teevad nad kogu musta töö meie eest ära. Meil polegi vaja neid diskrediteerida. Nad saavad ise nii halvasti hakkama. New York Times ja peavoolumeedia väidavad seda tõsimeeli. Justkui keegi, kellel on mõistus peas, võiks seda uskuda. See on minu jaoks naljakas. Nagu aitäh teile. Lõpuks ometi, aitäh, et tõestasite, et meil oli õigus. Teete tõesti kogu musta töö meie eest ära. Aga ma tahan kohe läbi käia need tegelikult süüdistused, mis esitati ja miks need on täielik jama. Seda valjut välja öeldes tunnen end rumalana. See arvamusartikkel avaldati päev enne seda, kui pidi avalikuks tulema kinnitatud raport Hamasi seksuaalsete julmuste kohta. Mõni kuu tagasi pöördus tsiviilkomisjon, kes koostas kinnitatud raporti New York Timesi poole oma leidudega nende Hamasi seksuaalsete julmuste kohta. New York Times ütles, ei aitäh, me ei ole sellest tõendist huvitatud. New York Times teadis, et see tuleb avalikuks ja nad teadsid, et see lugu saab olema Hamasi jaoks halb, lausa kohutav. Nii et eelmisel õhtul, mida nad otsustasid teha? Trükkida see jama, mille kirjutas Nicholas Kristof. Täielik kuradi jama. Okei, vaatame selle korraks läbi, eks. Oi. See on pärit Honest Reportingult, kes tihti teevad suurepärast tööd asjade lahti seletamisel. Niisiis, New York Times avaldas ühe kõige tõsisema süüdistuste kogumi, mida Iisraeli vastu üldse ette kujutada saab. Väited süstemaatilisest seksuaalsest vägivallast, sealhulgas kummaline lugu porganditest ja spetsiaalselt treenitud vägistamiskoertest. Me kontrollime allikaid. See, mida me leidsime, on ajakirjanduslik hooletus. Ei või olla. Esiteks, Samuel Sai, keda Nick Kristof tutvustab kui vabakutselist ajakirjanikku. New York Times ei ütle teile seda. Al-Sai on sotsiaalmeedias korduvalt ülistanud terroriste. Christopher kirjeldab õõvastavaid üksikasju oksendamisest, verest ja murdunud hammastest ning laseb Al-Sail väita, et ta arreteeriti selleks, et sundida teda informaatoriks hakkama. Tegelikult oli Al-Sai juba 2016 aastal vangi pandud õhutamise eest ning tema 2024 aasta arreteerimine oli taas õhutamise tõttu. Tema enda Facebook selgitab, miks. El-Sai ütles, et temalt oli küsitud, kas ta sooviks saada Iisraeli luurele informaatoriks ning ta usub, et tema arreteerimise ja haldussüsteemi alusel vangistamise eesmärk oli avaldada talle survet nõustumiseks, sest ta oli uhke oma ajakirjandusliku professionaalsuse üle. Ta ütles, et keeldus. Kui ta oma kongi visati, jõudis ta järeldusele, et koht, kus teda vägistati, oli varemgi kasutatud, sest ta leidis teiste inimeste okse, vere ja purustatud hambaid. Olgu. Kolmandaks, märtsis 2023 postitas Al-Sai Amir Abu Ghaist, nimetades teda meie märterprintsiks. Abu Ghai ei olnud lihtsalt juhuslik ohver. Ta oli Tulkarimi pataljoni asutaja ja juht. See on terroristlik rühmitus, mis on korraldanud mitmeid surmavaid rünnakuid, sealhulgas 30. mail tapeti üks Iisraeli tsiviilisik Hameshi lähedal, üks IDF-i ohvitser tapeti ja 10 sai haavata, 4 Iisraeli sõdurit tapeti, 1 sõdur tapeti ja teine sai raskelt vigastada. Tundub tõesti imeline inimene.
2023 aasta detsembris, vaid 2 kuud enne tema arreteerimist, postitas Al-Sai videoid ja fotosid, kus tähistati relvastatud võitlejaid Nurshami laagris. 16. detsember Nurshami laagri kuud näitavad terroriste taktikalises varustuses. Kas on selge? Jällegi, nad usuvad usaldusväärsete ajakirjanike sõnu, kes on tegelikult lihtsalt terroristid. 8. oktoobril 2023, 1 päev pärast veresauna, postitas Al-Sai võidukalt rohelisest lipust, mis lehvib läänekaldal tema okupandi laagrite ja tankide kohal ning kaunistab kangelaslike võitlejate laubasid. Kui iisraelased alles lugesid oma surnud ja röövitud inimesi, vilistas Christophi ajakirjanik Soros avalikult 7. oktoobri rünnakuid kui kangelaslikke võitlejaid Hamasi lipu all. See ei ilmne artiklis kordagi, olenemata sellest, kas New York Times nägi seda, varjas seda või lihtsalt ei vaevunud uurima ning mõlemad variandid on tõsine ajakirjanduslik läbikukkumine. Jah, sa peaksid inimestele ütlema, kui see mees, keda sa tsiteerid, on terrorist. Igatahes, veelgi olulisem on see, et ta on andnud oma väärkohtlemise loost 2 erinevat versiooni. 2025 aasta alguses andis ta Patsamile üksikasjaliku tunnistuse oma kinnipidamise kohta. 3 valvurit surusid ta maha ja torkasid midagi kõva tema pärakusse. Nad kordasid seda 6 korda, valasid mingit vedelikku tema tagumikule, naersid, pilkasid, peksid ja lõid teda. Nüüd, New York Timesi veerus ilmusid loosse äkitselt uued filmilikud elemendid. Valvur hüüab, anna mulle porgandid! Ja väidetavalt kasutatakse porgandid. Keegi ütleb heebrea keeles, ära tee pilte. Detail, mida ta nüüd rõhutab, et ta mõistis. Naissoost valvur haarab tema oma ja ütleb, need on minu omad ning pidistab siis. Imelik. Valvur peatub, et suitsupausi teha, samal ajal kui ta lamab veritsemas. Hiljem avastab ta teiste inimeste oksendamise, vere ja katkised hambad. Miks puuduvad tema esimesest tunnistusest need erakordselt täpsed traumeerivad detailid, porgandid, naisvalvuri dialoog ja heebleakeelne kaamera hoiatus? Need ei ole sellised detailid, mida ohvrid kuidagi unustaksid. Artikkel toetub tugevalt ka Hebroni aktivistile Issa Amrole, kuid tema lugu on aja jooksul muutunud. Amro ütles, et teda ähvardati seksuaalse rünnakuga 10-tunnise kinnipidamise ajal ja nüüd esitletakse teda juba välja kujunenud seksuaalrünnakute ohvrina, kes on sujuvalt põimitud väidetavalt laiemasse mustrisse. Siin toimub suur muutus ähvardatud ohvrist vaieldamatuks ohvriks, ilma et meile selgitataks, mis või miks muutus. Milline versioon on tõsi? Christoph ei küsi. Järgmine probleem. Artikli tõendid Iisraeli seksuaalse piinamise poliitika kohta toetuvad tugevalt inimõiguste jälgija viidetele. Justkui oleks see neutraalne valvekoer. Tegelikult on Euromeedi juhtkonnal dokumenteeritud seosed Hamasiga ning pikk ajalugu äärmuslike kontrollimata süüdistustega Iisraeli vastu. 2024 aasta juunis väitis see isegi, et Iisrael treenib koeri vangide vägistamiseks. Sama jõhker laim kordus ka Christophi artiklis. Puudus igasugune usaldusväärne tõend selle kohta, et oleks olemas mingisugune süstemaatiline treenitud vägistamiskoerte programm. Ja lähtudes koerte bioloogiast ja käitumisest on kirjeldatud tegevus loomult ebatõenäoline kui korduv ja kontrollitav tegevus. Kas saite aru? Vägistamiskoerte väite puhul tsiteerib Christoph isegi Shael Benefreimi kui autoriteeti. Seesama Benefreim lahkus UCLA-s pärast mitmeid alaealiste suhtes sobimatu käitumisega seotud seksuaalse ahistamise süüdistusi. Seejärel muutis ta oma kuvandit läbikukkunud akadeemikust geopoliitiliseks analüütikuks, humanitaaraktivistiks, bla 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 bla. Praeguseks on mustrid raske mitte märgata. Olulised allikad, kelle avalik sotsiaalmeedia ajalugu näitab nüüd avatud toetust terroristlikele rühmitustele. Lood, mis muutuvad aja jooksul üha sensatsioonilisemaks. Tugev sõltuvus Hamasiga seotud vabaühendusest, millel on ajalugu metsikute ja kinnitamata süüdistustega ning kõige šokeerivamad väited põhinevad anonüümsel tunnistusel, millel puuduvad tõendid. See on nii piinlik, aga nagu te teate, arvan ma alati, et antisemitism ja need verevaled on alati lihtsalt näitaja sellest, kuidas inimesed ise käituvad ja mida nad teevad. Põhjus, miks nad on suutnud välja mõelda loomad ja vägistamised kõik ühte segada ning selle eest juute süüdistada, on see, et nad ise teevadki selliseid asju. Mitte Christoph, vaid ilmselgelt need psühhoislamistlikud terroristide pooldajad. Kitsed, koerad, kõik on sama. Ma arvan, et see oli hea nali. Natuke kahetsusväärne, natuke kurb, et nad praegu selliseid verevalesid levitavad, aga see on tõesti jõudmas naeruväärse tippu. Igatahes aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.